Istun praegu Rohujuure kohvikus tassikese kibuvitsateega. Rohujuure kohvik on rohelist mõttemaailma väärtustav koht, mille ideelise ülesehituse juures ma ka ise osalesin. Kodumaine, hooajaline ja valdavalt mahedat kasvatatud tooraine on see, mida mina toidu valmistamise juures enim hindan. Sügavam huvi tervisliku toitumise vastu sai mul alguse lapse allergiatest, mis panid minu senist toitumist kardinaalselt muutma. Lugesin selle ajal meeletult palju toitumisalast kirjandust ning olen need teadmised ka enda blogis retseptide kõrvalt talletanud. Minu südameasjaks on saanud tervisliku toitumise edendamine, eelkõige just laste täisväärtuslik toitumine. Minu toidufanatism on viimaste aastatega ainult kasvanud, pidevalt on huvi midagi juurde õppida. Mullu sügisel asusin õppima Tallinna Teeninduskooli rahvusköökide kursusele, mis annab ülevaate erinevate maade köökidest nii teoorias kui praktikas. Põnev on katsetada uusi tooraineid ja toidu valmistamise viise ning puutuda kokku tasemel kokkadega. Ja täna ma siit raamatust teengi maailma parima porgandikeeksi. Kuseks tuleb riivida porgand ja segada see õliga. Nüüd tuleb 3 munasuhkru mahustada. Kasutan toitudes enamasti mahesuhkrut. Need on kasvatatud loomulikul viisil ja ilma kunstväetisteta. Siin kausis on mul 3,5 detsiliitrit nisujahu, pool teelusikatäit kardemoni, 2 teelusikatäit kaneeli, 1 teelusikatäis küpsetuspulbrit ja 1 teelusikatäis soodat. Segan kõik kuivainud omavahel läbi. Kannan massi puugivormi ja tunniks ajaks 75 kraadiga ahju. Nüüd on kook tund aeg lahjuselt, hästi pruun ja võib välja võtta. Nüüd peaks kook täielikult maha jahtuma, seejärel saab teha koogile toorjuustu katte peale. Selleks lasin kõigepealt toorjuustu toasoojaks ja lisan sellele sulatatud võid ja veidi maitseks vanillisuhkrut. Segan läbi, kuni saan ühtlase massi.